kuulate podcasti Õendus nähtavaks, kus me räägime Eesti õenduse teemadel. Saatejuhid on Aleksei Koidajenko ja Kristi Puusepp. Tänases saates me kohtume väga huvitavate külalistega, kuna meil saates on täna Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuse osakonna nõunik Leena Kalle, tere! Tere! Ja sama osakonna, tervishoiuteenuse osakonna juhataja Nikita Panuškin. Tere! Ja miks just need külalised on täna meil saates? Sellepärast nad on mõlemad Tallinna tervishoiukõrgkooli vilistlased. Kui ma ei eksi, Nikita on siis lõpetanud siin õenduseriala. Õenduseriala ja siis ka intensiivravi õenduse eriala koolitust, siis kui see ei olnud veel magistriõppe. Ning Leena on ämmaemand. Jah, vastab peale. Nii, et siin koha peal ma just mõtlesingi, et me alustame tutvused iseloomustage palun või tutvustage end lühidalt, et te olete täna Sotsiaalministeeriumis. Kuidas te sinna pääsesite? Milline teekond oli enne seda? Alustame siis Leenast. Aitäh! Jah, milline kadalipp, kuidas ma pääsesin Sotsiaalministeeriumisse. Sellest võiks kirjutada raamatu. Aga minu teekond tervishoidu sai tõesti alguse Tallinna tervishoiukõrgkoolist. Ja kui ma lõpetasin ämmaemanda eriala, siis asusin ka kohe erialasele tööle Pärnu haiglasse ämmaemandana. Ja ei läinud pikalt aega, kui ikka üks spetsialist saavutab oma kõik teadmised, oskused ja hakkab ihkama midagi rohkemat. Ja mis saab ühel kutsealal olla selline järgmine samm või aste on ju minna näiteks miks mitte juhtima. Ja selline võimalus tekkis ka Pärnu haiglas, kus mulle pakuti ämmaemandusjuhi kohta, millega ma ka vastu võtsin. Ja ka seal peale 4 aastat tekkis täpselt samasugune olukord, kus hakkasid mõtlema, et just kui sellised töötsüklid on läbitud, ja hakkasid mõtlema, et oi, aga kuidas tegelikult tervishoidu juhitakse. Ja sealt viisid mind õpingud Tallinna Ülikooli organisatsiooni käitumise erialale ja all eriala siis selle tervishoiu juhtimine. Ja mul seal oli võimalus tegelikult tutvuda erinevate inimestega, ja viis mind tee kokku Sotsiaalministeeriumi toonase ühe osakonna juhiga, kes rääkis oma tööst ja mõtlesin, et vaat kui uhke oleks jõuda Sotsiaalministeeriumisse ja päriselt näha, kuidas siis ministeeriumi poolt siis tervishoidu juhitakse ja korraldatakse. Ja vot, läks see mõte ka lendu ja lendu üldse mitte pikalt aega, kui Sotsiaalministeeriumis tekkis selline vaba koht, mis oli otse kui mulle mõeldud. Oli see õenduse ja ämmaemanduse peaspetsialisti koht vakantsis ja siis sai sinna kandideeritud. Ja vot see oli kadalipp, kui eelmised kandideerimised on olnud sellised väga pehmed, nii et kui sa tahad ämmaemandaks või õeks täna saada haiglates või esmatasandil, ei ole see väljakutse. Lihtsalt vali, kuhu sa minna tahad põhimõtteliselt. Kui sa tahad keskastme juhiks saada tervishoius, ei ole ka vaja
tikutulega neid kohti taga otsida, võib-olla aitavad kaasa mõned tutvused. Aga no Sotsiaalministeeriumi nõunik või toona siis peaspetsialisti kohale oli ikka vägev rebimine. Ei, põhimõtteliselt ma usun, et peale sinu kindlasti paljud teised ka tundsid seda sisemist motivatsiooni jõuda nagu positsioonis Sotsiaalministeeriumisse, kus tegelikult on väga huvitav töö, sellepärast tegelikult sa näed väga laialt tervishoiu valdkonda ja tegelikult kõik need tööviljad, aga me kindlasti nendest räägime täna veel, on tegelikult käega katsutavad ja mõjutavad iga tervishoiutöötajat ja patsiendi lõpuks. Aga Nikita, kuidas sinu teekond ministeeriumini viis sind? Ministeeriumisse ma sattusin niimoodi, et ma töötasin õena Kaitseväes ja kiirabis ja mingil hetkel sain aru, et tahaks kuidagi eriala vahetada, tahaks midagi muud ka õppida juurde, aga samas ma ei tahtnud 180 kraadilist pööret teha, vaid ma tahtsin kuidagi uut eriala õppida niimoodi, et senine background kuidagi toetaks seda ja viiks edasi. Ja niimoodi ma siis sattusin õppima Sisekaitseakadeemiasse, Sisejulgeoleku instituudi ehk siis magistriõppe, kus ma õppisin kriisireguleerimist. See oli just COVID-i järgne aeg, kus kogu see kriisivaade oli niivõrd aktuaalne, niivõrd oluline. Ja niimoodi minust saigi spetsialist, kes teab midagi tervishoiust, lisaks ka kriisireguleerimist ja siis Sotsiaalministeeriumis otsitigi just kriisivaldkonda, tervishoiu kriisivaldkonna nõuniku ja sinna ma sattusingi. Ja siis saigi kasutada oma senist backgroundi, oma kiirabi kogemust, oma Kaitseväe kogemust, tuli ka kindlasti kasuks väga suuresti ja Kaitseväe meditsiiniteenistuse kogemust, ühtlasi panna sellele mingi mõõde juurde ja mis mind kindlasti väga-väga motiveerib, et nüüd ei ole hands-on, ei aita ühte patsiendi korraga, vaid saaks nagu ühe käe liigutusega teha midagi, mis mõjutab palju rohkem inimesi korraga. Mõtle suurelt, tegutse suurelt. Jah, see on tõesti väga suur väljakutse, aga siin koha peal ma lihtsalt kindlasti kuulajaskond huvitab, et kas te jätkate ka praktilise tööga, oma erialatööga? Nikita? Kui ma töötasin veel nõunikuna, siis ma töötasin pühapäeviti ka kiirabis veel osakoormusega. Nüüd osakonnajuhina enam ei vea välja, see koormus on veelgi suurem ministeeriumis. Aga nõunikuna mulle tundub, et see oli väga väärtuslik. Ma näen ka teiste inimeste puhul, kes on ministeeriumis, asutustes, niimoodi, kes tegelevad tervishoiu korraldamisega, korraga töötavad ka kuskil tervishoiuasutustes, näiteks seesama kiirabi. See on väga huvitav kooslus, kus kolleegid kiirabis võib-olla ainult sellest podcasti saavadki teada, aga päris sageli oli niimoodi, et ma tulen ministeeriumist kiirabi valvesse ja hakkan arutama näiteks samas brigaadis valvejooksel, et mis te arvate, kui Eesti tervishoius oleks vot niimoodi või vot naapidi ja siis ma kuulen enda mõtteid, tekivad mingid arutelud, aga nad võib-olla ei kujutagi ette, et tegelikult need asjad, mida ma küsin, on päriselt töös ja ma küsin sisendid, et kuidas edasi minna. Kasutad siis tasut jõudu, töörühma formaati ja arutelu sisu ekspertitega just. Okay. Aga panid tähele, et Nikita töötas õena pühapäeviti, see on nagu pidupäev, eks ole, kui see õena saab töötada. Kiirabis võib-olla päris ei ole, see on vaba päev, et rohkem inimesi väljas, rohkem traumasid, igate pidi. Perearstid ka ei tööta, ehk siis nagu sealt poolt koormast rohkem, et päris pidupäevaks seda ei saa pidada. Aga jah, see, et sa näed, kuidas asjad toimivad nii-öelda põllul, samas sa saad mõjutada neid süsteemsed, mulle see väga-väga meeldis. Leena? Mina esialgu olin ka nii innukas, et ikkagi jätkasin valvamist. Aga väga kiiresti ma sain aru, et see ei ole lihtsalt tehtav, et üks inimene ei jaksa sellist koormat kanda. Ja kahjuks tänaseks oleme valvamise lõpetanud. Ei, loomulikult me teame et väga palju meie kolleege õendusvaldkonnas, ämmaemanduses, füsioteraapia ja nii edasi leidsid väljakutse tõesti arendajana, ametnikuna, ministeeriumites, ametites ja nii edasi, et tegelikult see on veel üks väljund
meie erialale. Ja siin koha peal mina ütlen, et ka mina olen õe eriala lõpetanud, ma vahepeal küll mobiili sõitsin, aga tegelikult ka, et ma pühendasin oma elu õendusjuhtimisele ja olen seda teinud praktiliselt 25 aastat. Et ka võib vaadata ka minu otsa ja mis siin salata, et meie laua taga on ka 4. liige, kes on pühendanud end õenduskoolitusele, on ka tuntud opiõde. Jaa, kas me siin nüüd jõuame selleni, et me oleme kõik tervishoiule kaotatud või? Kindlasti mitte. Mina arvan, et just vastupidi. Me olemegi vajalikute teadmistega inimesed, kes siis arendavad tervishoiu ja tervishoiupoliitikat ja tervishoiu kujundavad seda tervishoiu korraldus. Aga siin koha peal ma võib-olla küsikski Sotsiaalministeeriumi ametniketel. Et Nikita, mis on sinu väljakutse osakonna juhatajana? Väljakutse võib-olla ma sõnastaks niimoodi, et mis mind jällegi väga motiveerib Sotsiaalministeeriumis, on see, et vähemalt mulle tundub, et see on organisatsioon, mis päriselt seisab patsiendi huvide eest. Et kui me teeme mõnda eelnõu, mõnda arendust, siis väga sageli puutume kokku erinevate osapooltega, mõned huvirühmad, kes seisavad oma eriala eest, mõned tervishoiuasutused, kes seisavad oma asutuse huvide eest. Aga nad kõik kaudselt seisavad ka patsiendi huvide eest, aga meie oleme justkui need mediaatorid, kes peavad kõiki ära kuulates valimas seda, mis ei pruugi olla kõiki osapooltele meelepärane, aga pannes prioriteetseks patsiendi vaadet, mis on patsiendile soodne, mitte seda, mis toob, haiglale või mõnele asutusele või huvirühmale vähem koormust või võib-olla rahaliselt soodsamaid tingimusi, see, mis on päriselt patsiendile kõige soodsam. Ja ma arvan, see ongi see väljakutse, et kogu aeg hoida just seda joont ja julgel seista selle eest, et mitte alluda sellele, et mida huvirühmad, kellel on ressurssi meiega rohkem suhelda, meile paremini omad huvid kuidagi esindada, vaid ikkagi sellest vaadata edasi, mis on tegelikult patsiendile. Jaa, ma mõistan sind, sellepärast, et tõesti tänapäeval me arendame erinevad arengusuunad, et me lepime kokku, kus suunas me peame liikuma, et tegelikult ministeeriumi roll on koordineerida seda tegevus, et ütleme võib-olla lihtsas keeles, et ikkagi tekk oleks kõigede pealt, et mitte nii, et igaüks tõmbab tekki enda peale ja siis kellelegi on nagu varbad paljad ja nii edasi. Ja, aga Helena, mis sinu väljakutsed tänapäeval tervishoiupoliitikas ja tervishoiukorralduses? Ma jätkan natuke võib-olla Nikita mõtet, aga teise võib-olla aspekti alt, et minu jaoks võib-olla selliseks kõige suuremaks väljakutseks on riiklikul tasandil just kõikide huvirühmade leidmine, ärakuulamine ja siis selle kesktee leidmine, et arvestades seda, kui sa istud koosolekul, kus on sul 2 osapoolt täiesti vastandlikel arvamustel, siis olgem ausad, selle kesktee leidmise või see kirikeset küla kokkuleppe sõlmimine on see, mis mõlemile poole sobib. Absoluutselt, et see on väljakutse. Lisaks mulle meeldis, kuidas Nikita tõi selle patsiendi vaate siia juurde, et tihti, ma absoluutselt ei kahtle tegelikult, et õendusabis, ämmaemandusabis on nii-öelda see patsient kesksel kohal ja ma arvan, et riigis tervikuna meil arenguruumi selles on veel kõvasti, et me juba julgemalt räägime patsiendikesksusest ja siin ma isegi tahaksin tuua võib-olla selle inimkesksuse võib-olla fookusesse, aga kindlasti meil
on, mida muuta ja on kuhu poole liikuda selles osas. Aga kuulajaskonnale ma ikkagi uhkusega avaldan ühte saladust, sellepärast, et võib-olla inimesed, kes ei ole meie sektorist, ei teagi täpselt, kuidas asjad toimivad, siis minu jaoks Leena Kalle on Eesti Vabariigi peaõde. Ehk ta esindab meie riiki CNO ehk Chief of Nursing erinevatel Euroopa kohtumisel ja tegelikult Leena kaudu Euroopa riik saab aru, millises olukorras ja millises riigis Eesti või milline Eestis on õenduse ämmaemandustase. Räägi natukene oma selles rollis. Et mis see sulle annab ja kuidas, mis selle huvitav on ja millised väljakutsed sellega kaasnevad? Ja aitäh, no selline peaõe roll on muidugi aitäh sellise tiitli eest. Et ta tõesti on Chief Nursing Officer ja ma ikkagi kõike seda head enda peale võtta ei saa, et Eesti on väga tuntud oma erinevate arengute ja väga tugeva õenduse juhtimise eest juba enne Leena Kalle tulekut Sotsiaalministeeriumisse. Selles osas on tegelikult meie Eesti Õdede Liit väga sellise hea raja juba loonud ja need suhted nii Euroopa kui maailmataseme organisatsioonidega on juba eelnevalt väga head ja tegelikult on kogu nii-öelda see Eesti õendusjuhtide liit siis või see tuumik seal eesotsas on, me siis nõnda istnikist, nokist või eriõenduse arengust, et siin on minust oluliselt tegusamad inimesed. Kindlasti meie kuulajad mäletavad, meil oli 2 saated, oli Anneli Kannusega, Eesti Õdede Liidu presidendiga ja Gerle Liivetiga, asepresidendiga, et kuulake üle ja siis saate teada, kuidas siis Eesti Õdede Liit toimetab Eesti maastikule, aga täna meil ikka saates on Chief Nurse Officer. Ja selles mõttes, ega sellelt pinnalt oli edasi minna väga hea, kui suhted on juba loodud ja minu tulekuga tõesti Sotsiaalministeeriumisse oli ka see võimalus, kus WHO ise hakkas seda õenduse ämmaemanduse võrgustikku tugevdama, ehk siis juba WHO tasemel leiti, et sellist riiklikul tasemel õenduse ämmaemanduse juhtimist on vaja mitte survestada, aga võib-olla võimestada on see hea sõna, ehk siis Euroopa riigid, räägimata maailmast, on täna väga erinevates kohtades. Mul oli võimalus kuulata aasta aega tagasi ettekannet, kus räägiti sellest, et meil on maailmas riike, kus õed töötavad vabatahtlikena. Meil on riike, kus ei ole õendusorganisatsioone, kes seisavad selle kutseala eest, rääkimata siis arengutest ja siis sa oled seal niimoodi põhja riikide ja niimoodi eesrindlikult seal oled, et meil on ka omad probleemid, et aga meil on tegelikult eriõed ja meil on tegelikult päris palju häid asju, mis on juba tervisesüsteemis toimivad ja päriselt aitavad meid edasi, et siis kuidagi see maailma mastaabis võrdlus on endale teinekord nagu kohatu. Samas, kui me Euroopa tasemel räägime nii-öelda sellest oma Chief Nursing Officeride võrgustikust, siis seal me oleme nagu leidnud ikkagi sellise ühise keele, et muidugi alati ongi eesrindlikke riike, näiteks Iirimaa on meist kõvasti palju ees. Natukene suurem. Näpet aga nad on arengu mõttes ees. Mis seal teistmoodi on? Neil lihtsalt juba see kas või see eriõendus on neil tükmad tagasi juba nii-öelda süsteemi integreeritud, aga neil näiteks juba see õenduse juhtkond ministeeriumi tasemel
neil on oma nii-öelda osakond, õenduse osakond, kelle alla kuuluvad siis üle riigi õendusjuhid, ehk siis meie kontekstis ma olen seda üritanud tõlgendada selleks, et kui mina olen üks inimene, minu töölaud ei ole puhtalt ainult õendus ja ämmaematus, vaid mul on selline väike killuke muud asju ka ja tegelikult, kui me räägime nüüd teenuspõhisest juhtimisest, siis me natuke seda skoopi veel laiendame, aga sellesse ma praegu ei lähe. Et ma olen enda jaoks tõlgendanud, et minu riiklikud partnerid on kindlasti Eesti Õdede Liit, kes on nagu kutseorganisatsioonina, kindlasti Eesti õendusjuhtide ühing, et siis on nagu kaasatud kõik need sellised suuremad teenuse osutajad ja huvirühmad, ja. Aga väljakutseid kindlasti võib-olla siin väga asjakohane näide on võib-olla rääkida sellest Nursing Actioni projektist, kus tegelikult selline Euroopa fookus on nüüd päriselt ja leitud rahastus just sellele, mis puudutab õdede puudust, ehk siis kuidas me riikide tasemel lepime kokku selles, et kuidas me õdesid tervishoidu tagasi toome ja kuidas me neid seal hoiame. Et nii-öelda, et mida rohkem me suuname ka seda, neid teemasid, mitte ainult kuskil organisatsioon riigis räägib, et sellega on halvasti, vaid me juba nagu riiklikul tasemel räägime nendest probleemidest, et siit saab minna ainult paremaks. Et õdede tagasitoomisega siin on eestvedamine olnud ju Sotsiaalministeeriumil nüüd 10 aasta lõikes ja nii Tartu kui Tallinna kool mõlemad siin iga aasta on seda projekti siis ellu viinud ja seeläbi toonud õdesid tagasi, et ma siin oma küsimuste või tagasiside puhul julgeme küll öelda, et enamus nendest, kes on lõpetanud, siis ka tervishoidu uuesti naasevad. Kuulajatele ma lihtsalt kommenteerin võib-olla nii palju, et tänase seisuga tervishoiutöötajate registris on registreeritud umbes 16 000 õde ja Tervise Arengu Instituudi aruannest tuleb välja, et praktiseerivad tänapäeval umbes 9000 ehk meil on umbes 7000 õde registri ja praktika vahel. Ja tegelikult see teema on, arvestades, et meil on tööjõupuudus sektoris, on väga aktuaalne mõeldes selle peale, kuidas me saaks kas või väikse osa ette valmistatud, välja õpetatud kolleegi tuua sektorisse tagasi. Nikita, kuidas me teenusega siis saame jätkata? Tuletan meelde, et sellest hulgast 4 õde on praegu siin laua taga. Ja sellised on kindlasti veel, kes on tegelikult kenasti süsteemis, aga nad ei ole kuskil nagu arvel, sellepärast nad on natuke teistmoodi panustamas süsteemi, neid on kindlasti oma jagu. Ja need ei ole ainult tervishoiu korraldamises või kõrgkoolis, need on ka Siseministeeriumi haldusalas. Mina olen ise töötanud õena häirekeskuses valvemeedikuna, ehk siis täitsa panustades tervishoidu ja meie inimeste heaks, aga tehniliselt ma ei olnud kuskil tervishoiu teenuse osutaja juures mingis tervishoiuasutuses. Aga meetmeid on veelgi, ma usun, et Leena oskab nendest detailsemalt rääkida, aga ma ei tea, ma annakski sõna Leena. ma nagu natukene võtaks fookuse sinu peale, sellepärast, et meil on ikkagi tandem meeskond täna, kes töötab terviskorralduses ministeeriumi tasemel, et ma küsiks, Nikita, sinu käes, et mis on sul täna huvitavat laua peal Eesti tervishoiukorralduse osas? Vaata, kui mina olen nüüd juba osakonna juhataja, ma püüangi teha niimoodi, et mina ei vastuta sisu eest. Selleks on Leena kolleegid, mina püüan lihtsalt osakonnas hoida seda ühtset joont, et kõik arendused lähevad ühte jalga, kõik on omavahel seotud kenasti, kõik liigub.
Jah, Leena juba tõstab kätt. Ma seetõttu tahtsingi sõna Leenale öelda, sest ta oskab palju detailsemalt rääkida, mina kindlasti üldistan tohutult. Aga mis on need huvitavad asjad? No, mis ootab meie tervishoidu? Praegu on valmimas siis arengukavad või arengudokumendid, 2 on juba avalikustatud, haiglavõrgu arengusuunad, esmatasandi arengukava, kiirabi tuleb just varsti, kuupäeva ei oska öelda, aga ta on juba nii-öelda viimistlemisel, aga veel mõned arutelud käivad ja kindlasti vajab veel arutamist osapooltega. Nende järgi tulevad ka tervishoiu arengusuunad, ehk siis võib-olla kuulajale natuke igav kuulata, see on mingid dokumendid, mida see sisuliselt tähendab. Aga sisuliselt need dokumendid tähendavadki seda, et me loome strateegiad või arengusuunad või arengukava, nimetagem kuidas iganes. Ja see on dokument, mis on avalik, mida näeb nii ministeerium kui ka Tervisekassa, kui ka iga haigla, iga perearst ja nii edasi. Ja see strateegiline dokument näitab meile, et kuidas me peame tervet selle valdkonda arendama järgmise 10 aasta jooksul. Mis on meie jaoks tähtis, mida me tähtsaks ei pea. Et ei oleks niimoodi, et näiteks ma ei tea, Tartu Ülikooli kliinikum ja Põhja-Eesti regionaalhaigla igaüks arendab mingid teenused, mis on omavahel täiesti vastuolus ja üleriigiliselt nad ei tekita mitte mingisugust sünergiat. Nad peavadki astuma ühte jalga ja kõik peavadki teadma, mis on meie jaoks keskselt oluline. No kui me räägime näiteks haiglavõrgust, siis me soovime üle vaadata haiglate teenusepaketid, ehk siis uuesti vaadata sisse, millised teenused peavad olema tagatud igas maakonnas, kodu lähedal, igale inimesele hästi kättesaadavad ja millised teenused on niivõrd haruldased, et pigem me tagame neid ainult piirkondlikest haiglates, kõige suuremates haiglates, kus on nagu kõige suurem kompetents. Samamoodi esmatasandiga, mida me soovime, et oleks igas perearsti keskuses, mida me soovime pigem kuidagi nagu keskenduda või nii-öelda tsentraliseerida, nagu öeldakse. Ja ka kiirabiga, mida me tegelikult soovime, kuidas me soovime arendada, et millised on võimekused, mida arendada, mida ühtlustada, mida teha teistmoodi. Kiirabist ei taha praegu väga detailselt rääkida, kuna see ei ole veel kinni pandud. Aga jah, praegu ongi just see väga huvitav ajastu, kui need dokumendid on mõned alles tulnud, mõned alles koostamisel, ehk siis niisugune muutuste aeg. Tegelikult me ootasime seda kaua, sellepärast, et mina olen aastaid tervishoiu valdkonnas ja aeg-ajalt me tundsime seda vaakumi, et kuhu minna edasi. Ja väga tihti oli see, et iga üks tervishoiuteenuse osutaja otsustas ise oma teekonda, kuhu ta läheb ja millega ta läheb. Ma annaks sõna Leenale, kuna ta soovis vahepeal ja siis võib-olla ma tooks ühte intriigi lauale, aga vaatame, kas ja kuhu me jõuame. Sellepärast meie podcastiga kuulavad mitte ainult võib-olla tulevased tudengid ja praegused tudengid ja üliõpilased ja õppejõud, võib-olla kuulevad ka Sotsiaalministeeriumi teised ametnikud ja kes teab. Leena, palun, sulle sõna. Ma tegelikult ennem, kui Nikita hakkas rääkima, ma mõtlesin, ma ise ka korra mainisin seda ja võib-olla kuulajaskonnale on huvitav teada, et avalik sektor on üle minemas teenuspõhisele juhtimisele ja sama juhtus ka tegelikult Sotsiaalministeeriumis alates oktoobrikuust, ehk siis ka meie mõttes tähendas, ütleme, valdkondade või oma töö nagu ümber mõtestamist, ehk siis, et ei oleks enam nii, et üks inimene on kuidagi kinni mingites teemades, vaid meil tekivad sellised nii-öelda poliitikate juurde sellised nagu tuumiktiimid, ehk siis lihtsalt võib-olla Nikitale niimoodi back-upiks ka öelda, et see struktuuri mõttes ongi nii, et on nõunikud, kes kuuluvad siis ühe sellise poliitikajuhi tiimi ja nüüd nendest erinevatest nendest poliitikatest või nendest portfellidest tekib siis see üks osakond, nii et selles mõttes, et Nikita tase ei olegi nagu manageerida seal sisuteemades, vaid tema ongi see strateegiline juht. Siin ei olegi midagi just.
Ma võib-olla veel täiendada oma vastust, et okei, ma ennem rääkisin sellistest fundamentaalsetest asjadest, strateegiadokumentidest, võib-olla tõesti kuulajale oleks natuke huvitavam, põnevam kuulata, et meil on 2 arendust, mis on praegu väga jõuliselt töös. Üks on patsiendi elulõpu tahteavaldus. See on siis selline õiguspakett, mis lubab inimesel, kui ta on veel teovõimeline, kui ta teab, et tal on mingid kroonilised haigused, et tema terviseseisund võib muutuda, siis ta saaks koostada seda elulõpu tahteavaldust, et juhul, kui ta ongi selline juba terminaalses staadiumis ja ta tegelikult ei soovigi tervishoiuteenuseid, mingit intensiivravi, ta soovib rahulikult kodus olla, et tervishoiutöötaja saaks tema soovi austada, et ei oleks nagu tänasel päeval, kus inimesi viimase päevani tiritakse EMO-sse, mis on palju tülikam kui koduski olla, kus sooviks ainult palliatiivravi, võib-olla valuvaigistid ja selliseid, aga tegelikult tervishoid annab maksimum panust, mis on tegelikult inimesel ei olegi nagu meelepärane, vaid pigem nagu veelgi rohkem tema nagu seisundi halvendav. Ja teine niisugune ka põnev arendus, mis meil toimub, no mingil määral, ütleme niimoodi, et nagu ministeeriumi vaates põnev, aga tegelikult tervishoiule minu arust väga vajalik on patsiendi ohjeldamise meetmed. Ehk siis kõik me teame, et patsiendid haiglates ja ka kiirabis ja ka mujal. Mul on valus küsimus, sellepärast ma seda projekti kureerisin Terviseameti juures aastaid ja ma käisin kohtude kaudu juristidele vastamas just selles samas küsimuses, mis on kaua oodatud meile praktikutele, sellepärast et patsiendi seisund on tihti, patsient viibib sellises seisundis, kus ta vajab toetust, et ta ei vigastaks end. Just, kui ta on deliiriumis, kui ta on narkojooves, neid seisundid on päris palju. Kui ta on sepsises, ta võib olla ka agressiivne, endale ohtlik, teistele ohtlik. Ja kõik ju teavad, et tegelikult haiglates võetakse need ohjeldusmeetmeid, aga just kui adekvaatsed ja hästi selged õigusraamistiku sellel ei ole. Ja sellest on aastaid räägitud ja nüüd me võtsimegi lõppude lõpuks käsile praegu töötame välja sellest eelnõu, et kuidas tohib ohjeldada keda, mis tingimustel, et see oleks hästi selge nii patsiendile. Kindlasti kaasage praktikuid, ärge unustage, et praktikud on mida kaasa tuua sellesse projekti. Ja selleks me oleme saatnud haiglatele ja kiirabidele küsitluse, saime päris kümneid ja kümneid vastuseid, siis me tegime ka arstidega anonüümsed intervjuud, et sellest väga ei taheta avalikult rääkida, pigem eelistatakse anonüümselt. Me soovime just seda praktikute kogemust, mis on need vajadused, mis on probleemkohad ja miks ma tõin välja arstid ei seo. Uskuge mind, siin ma ütlen praktikuna, see on suurem probleem õdedel, kes puutuvad selle süsteemiga iseseisvas õendusabis. Arsti juures on väga hea, arst on valves ja ta isegi väga suures vajaduses ta saab püstitada ka psühhiaatrilise diagnoosi. Ja siis me saame ta fikseerida psaisi järgi. Niimoodi isoleerida ja nii edasi. Alati isa. Et see on ka niisugune väga nagu saatan peitud detailides. Aga ma olen sinuga täiesti nõus, et kuskil öösel, kui on vaja vahetul sekkuda ja see on sekundite küsimusi, sõel ei pruugi, isegi hooldajal ei pruugi olla aega arsti kutsuda ja luba küsida ja kõike nõuete koheselt dokumenteerida, vaid see kõik tuleb tagant järgi. Praegu kaalume nagu üks meed on see, et üldse õigus otsustada ohjeldusmeetmete üle peaks olema hoopis õel, sest ta on alati kohal erinevalt arstilt, kes võib olla üks valvearst mitme haigla korruse peale. Teda ei ole füüsiliselt nagu siin samas. Aga miks ma tõin välja need 2 arendust on see, et sellepärast, et inimesed, kes on eestvedajad, kes need töötavad välja, on mõlemad haridusel tõed. No nii, ta hakkab pihta, nii aga samamoodi inimesed, kes ei panusta enam tervishoidu õdedena, vaid kes on korraldajad. Aleksei, tule nüüd oma intriigiga välja. Intriig ei, tegelikult kindlasti teine seltskond, meeskond teab minu seisukoht näiteks Eesti tervishoiu korralduse ja rahastamisse. Ja mina ütlen ausalt, et ma mõistan, et iga naine soovib sünnitada oma kodu kõrval. Aga täna, kui me näeme, et meil sündivus langeb, ja meil on täna näiteks sünnitusmajas, kus on 50 sünnitusi aastas.
me hoiame seal personali tööl, valvepersonal ja nii edasi, et umbes ma võin öelda, et Eestis võiks panna kinni 5 sünnitusmaja ja tsentraliseerida seda. Siin ongi see, et haiglavõrgu arengukava, teenuste paketid, kiirabi valmisolek transpordida, nende valmisolek vastu võtta. Jällegi ma ütlen, et selles mõttes, et kui vaadata seda tervikpilti, et võib-olla ma tõesti praegu kasutan seda võimendan üle, aga põhimõtteliselt ma leian, et see on üks Eesti tervishoiu rahastamise kokkuhoiu koht tulevikuks. See ei ole ainult rahastamise küsimus, see on ka kvaliteedi tagamise. Kvaliteet, jah. Kvaliteet, et tõesti, kui sa ütled, et on haiglid, kus on 50 sünnitust aastas, ehk siis korra nädalas keskmiselt, järelikult sellel nädala jooksul on 6 valvet, 6 kordagi ei sattunud sünnitust vastu võtta. Ja võib juhtuda, et ühele ämmemandale trehvab võtta 3 järjest ja ülejäänud ei võtagi. No siis on 3 nädalat ilma ühtegi sünnituseta, ehk siis see on just nimelt kvaliteedi küsimus, et kas me tahame, et ühes haiglas neid sünnitusi vastu võtaks nii palju, et personal on kogu aeg käed soojad. Et kogu aeg mõeldakse ainult, et riik tahab raha kokku hoida, et tegelikult need on kärped, et tegelikult see on hoopis suurem pilt ja laiem vaate. Ei, mulle ei ole midagi lisada. See on intriig selles mõttes, et me kõik teame, et tegelikult tegemist on nimetatud elevantiga toas, et me teame kõik seda, aga sellel on kindlasti ka poliitiline tahe peaks tulema, aga tihti see poliitiline tahe on suhteliselt tagasihoidlik ja siin koha peal ma ütlengi, et see on üks väike selline teema, mida võtsime lauale. On kindlasti meil Eesti tervishoius väga palju teemasid, et tõesti Nikita on kiirabi backgroundiga ja sa kindlasti tead, kui mina praegu tooks lauale sulle, et aga miks meil ei ole helikopterid, kiirabi helikopterid, et mina hea meelega läheks sinna tööle. Ta on väga põnev, ma olen ise kaitseväe kogemusega, ma olen Aafrikas käinud, olen helikopteritega lennunud, tõesti äge kogemus. Aga kui vaadata, kui palju helikopter, praegu meil on koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga, mis iseennast juba katab ära vajadused. Ma võin helikopterist päris pikalt rääkida. Jaa, aga ma mõtlesin paar teemat, lihtsalt võtan niimoodi. Me võib-olla teistest teemadest me ei jõua rääkida, sest kopterid katavad ära. Aga kindlasti meie nooresid see huvitab, miks meil ei ole helikopterit? No selleks, et Eestis oleks eraldi meditsiiniline helikopter, niisugune kiirabi helikopter, selleks on vaja aastas umbes 2 miljonit eurot. Ja ta teeks, ütleme, praegu Politsei- ja Piirivalveamet teeb keskmiselt umbes 200 lennutundi aastas. Lennutundi sa mõtled? Lennutundi, mis jagunevad umbes 100 patsientile. Ehk siis üks patsient 3 päeva tagant. 2 miljonit. Selle raha eest me saaksime näiteks panna 3 kiirabibrigaadi kuskile piirkondadesse, kus on praegu juba kättesaadavusega probleeme, kus nad teenidaksid kindlasti palju rohkem patsiente, kus nad oleksid esmareageerijad kättesaadavad, kui me räägime näiteks elustamisest. Sul ei ole oluline, et tunni pärast tuleb kopter, sul on oluline, et lähim brigaad, kes alustab südamemassaaži, jõuab 5 minutiga. See on tähtis. Nii et pigem panustaks sinna puhtrahaliselt. Nüüd kasu, praegu kui me vaatame, keda helikopteriga transporditakse. Need on enamasti saartelt patsiendid, keda saab kohalikus haiglas stabiliseerida, seal samas on kopteriplats, ta tuleb, võtta peale ja viib kõrgema etapi haiglasse. Kui meil oleks meditsiiniline helikopter, ta teeks ka valdavalt seda tööd. Ja kui kuskil Kuressaare läheduses on mõni infarkti juhtum või midagi, keegi ei ootaks kodus, vaid ikkagi tooks lähimasse haiglasse ja ikkagi oleks turvalise maanduda seal kopteriplatsil ja vahepeal patsiendi haiglas stabiliseerida või pakkuda mingid esmaseid sekkumised. Nii et kui meil olekski kiirabikopter, siis jah, ta võib-olla päästaks mõned elud aastas kuskil liiklusõnnetustel või midagi, aga ma leian, et selle raha eest me saaksime panna
seda raha mujale, kuskile haiglateenustesse või kiirabi arendamisse, me saaksime päästa palju rohkem elusid, mis ei ole mitte kuidagi vähem väärt. Aga siiski mina valvasin mobiili, siis mul oli ka valve, kus ma tegin 24 tunni 3 helikopteri kutsed. Ehk selles mõttes päevad ei ole vennad. Aga siin koha peal ma siis... Aitäh, Nikita, tõesti, ma teadsin, et see teema sind paneb rääkima ja siis sa avaned meile oma seisukohti. Aga siin koha peal ma tegelikult võib-olla võtaks ühte teema lauale. Meedias on seda kajastatud eelmise aasta lõpus kui väga huvitava nimetusega dokument, et Sotsiaalministeerium sai valmis õendusmäärusega. Kas keegi teie tuttavatest on seda dokumenti kirjutanud? Teate te seda inimest? Kõlab tuttavalt, kuskil olen lugenud või midagi. Leena on autor. Räägi meile, kuidas sündis see dokument ja mis see Eesti õenduse jaoks täna tähendab? Õendusmäärus sündis circa 2 aastaga. 70 A4-st sai, ma teagi, mis ta täna on A4 peale pandes, 3 A4 on 2-3, jah. Aga tõesti, selles mõttes idee sündis sellest, et meil on täna õendusabi osutamine oli, nüüd saab öelda oli, killustunud erinevates õigusaktides. Ja see idee sündis sellest, et esiteks võiks õendus õigusakti mõttes olla ühes kohas, sest me räägime ühesugusest õendusest, mitte ja nii-öelda erinevatest teenustest, aga mitte erinevast õendusest. Ja sealt see teekond alguse sai, mis oli küllaltki konarlik, aga kogemuste rikas. Ja selles mõttes seda koostamise protsessi kandis kogu aeg see idee, et meil ei oleks detailseid kirjeldusi õigusruumis, ehk siis, et me ei pea täna enam ütlema, et õde võib panna kanüüli, mitu tutikut selle jaoks õel olema peab ja nii edasi. Ja teine pool, mis seda nagu ideed või kuidagi õendusmäärust kogu aeg hoidis laual, oli eriõenduse toomine õigusruumi. Ehk siis eriõdede väljaõppe on meil aastast 2006, esialgselt siis nii-öelda tasemeõppena ja hiljem magistriõppena. Ja ta oli, eriõendus oli olemas, aga ta oli ära peidetud, et tegelikult sellest selget loogikat, kes on eriõde, meil ei olnud. Ja kui algselt oli tõesti plaanis ühe määrusega öelda, kes on õde, kes on eriõde, mida nad teevad, mis on need teenused, mida nad osutada võivad, mis on nende pädevused, siis liiga laialt me seda siiski tõlgendada ei saanud. Ja tänane versioon on parim võimalik lahendus sellest, mida meil seadus lubas teha. Ehk siis ta toobki meieni õe, eriõe, nende tegevused, millised on õe ja eriõe teenused, mida osutada võib ja millised on need tingimused või nõuded teenustele, ehk siis millist ruumid peavad olema tagatud, milliseid vahendeid ja ravimeid õed selle jaoks vajavad. Ja see räägib siis, see määrus räägib siis tõesti sellest, mida osutab õde iseseisvalt.
Kohtlemata see on nii märgilise tähendusega määrused. Mina ütlen ausalt, et me oleme sellest rääkinud võib-olla esimest korda mitukümmend aastat tagasi. Ja tegelikult siin koha peal ma ütlen, et siin on suur tänu ministeeriumile, kes võttis vedu seda tegelikult erinevad seadusaktid võtta kokku ühe dokumendi alla. Ja tegelikult mina loodan, et see on esimene etapp. Ja me kindlasti lähme edasi, arendame ka seda ja siin koha peal ma küsiks teie mõlema käes sellist unistuse küsimus, et kui teil oleks võimalus teha kõik, mis kui teil oleks võimalus täna teha seda, kõike, mis on lubatud teile, raha oleks nii palju, kui teil, mida te muudataksite Eesti tervishoius? Suurendaks tervishoiutöötajate arvu muidugi, sest nagu inimesed on number 1, aga meil mitte midagi olulisemad või tähtsamad ei ole, ei betooni ega raha. Inimesed on need, mis viivad edasi, mis päriselt aitavad patsienti, aitavad inimesi, toovad nii nimetatud tervisetulemid ja nii edasi. Ehk siis ilma inimesteta, ilma tervishoiutöötajateta mitte kuskile ei jõua. Kirjuta kui palju iganes neid määruseid. Kas tehisintellekt siis ei tule meile appi või? No, tehisintellekt on tööriist, mida peab ikkagi inimene kasutama. Ega ta ise jällegi ravi inimesi. Selleks on jällegi inimesed. Leena? Mul oli täpselt sama mõte. Ma kindlasti esimese asjana investeeriks meie inimestesse. Et meil on küll eeldatatav lagi käes õdede väljaõpetamisega ja mitte koolide poolt nii palju, kui tegelikult praktikakohtadega, ehk siis, et neid peab keegi päriselt haiglates õpetama ka. Ja juba sellel teekonnal on neid kitsaskohti nii palju, mis täna raha taga tegelikult on, et rääkimata siis sellest, millised on meie teenuse osutajate tingimused, ehk siis töötingimused, no ja nii edasi. Aga inimesed, ma olen täiega nõus Nikitaga 100%, et meil võib olla kõige uuem betoon, meil võib olla kõige uuemad vahendid, masinad, aparatuur, töövahendid. Meil võivad olla igas palatis AI robotid kas või, aga kui meil ei ole õdesid, ämmaemandaid ja arste, siis mitte keegi, ükski nendest, mitte miski, mis ma ennem nimetasin, ei ravi patsienti. Kas ma võin järeldada, et teie kindel soovitus on, et kui teil on kutsumus, siis tulge õppima Tallinna Tervishoiukõrgkooli õeks, ämmaemandaks, füsioterapeutiks, farmatseutiks? Absoluutselt. Muidugi. Aitäh! Ja ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et mul oli siin eelmine nädal just võimalus viimpida ühes meie partner, küll ülikoolis, Las Palmase ülikoolis ja nemad õpetavad õdesid, neil on iga aasta 150 kohta siis. Piirkond ise on 800 000, pisut vähem kui Eesti elanikkond, aga seal samas on jälle juures see, et üsna palju turiste ja külalisi, et see elanikkondade või elanikkonna arv tegelikult suureneb poole või isegi teatud perioodidel mitu korda rohkem, et võib-olla tasuks meil ka uurida ja võrrelda, et kindlasti seal on parem kliima ja inimesed on võib-olla sellepärast tervemad, et seda köha ja nohu nii palju ei ole. Aga et mis moodi nagu see tasakaal seal on saavutatud, sest nad ütlevad, et sellele piirkonnale piisab. Seal kindlasti on, see on nagu ainult üks aspekt kogu sellest korraldusest, ehk siis seal on tõesti vaja võrrelda, mis on süsteemi erinevused, mis on toimunud viimase 20 aastaga, lisaks viirustele ja grippidele kindlasti ei ole seal libedusega kukkumisi.
et selles mõttes kindlasti ja, et kui ennast võrrelda teise riigiga, siis vaadata, et millised muud spetsialistid seal on toeks, et see on ka Euroopas juba rääkimata naaberriikidest väga-väga erinev. Et meil on väga palju Euroopa riike, kus õdede põhiõppe ei ole selline õe põhiõppe, nagu meie täna mõistame 3,5 aastat, vaid on õendusspetsialistid ja õeabilised, kes ei ole nagu hooldaja mõttes, vaid on nagu vähendatud koormusega õed, kes ei ole selle õe baasharidusega. Et ma alati Euroopas nagu käin ringi ja ütlen, et Eesti oma väiksuse nii-öelda siis ruutmeetritelt väiksuse mõttu, mitte väiksus kui selline, on hea näide, kuidas on võimalik asju lihtsalt lahendada. Selles mõttes meil on õde, meil on eriõde. Et selles mõttes meil ei ole nagu neid mingeid muid tasemeid ja täna väga paljud riigid on ülihädas sellega, et neil ei ole need õpped võrdsustatud. Meil on 2 kõrgkooli, kes täna õdesid õpetavad, seal ollakse ka sellega väga hädas, kus on 20 erinevat riiklikku või erakooli ja nad kõik annavad õdedele erinevaid väljaõppeid. Sellepärast tegelikult mina arvasin, et õe eriala on Euroopa direktiiviga nagu reguleeritud õppekava, siis ta peab nagu üle Euroopa Liidu vastama väljaõppe. Jaa, ta vastabki. Lihtsalt, et sinna on tekkinud nagu mingised väikesed nüanssid, et nad täidavad mingit muud rolli ja siis nad vaatavad Eestile otsa, et kuidas te nagu eriõendusega, et kuidas te annate õele retsepti õiguse. Poolel Euroopal tõusvad selle peale karvad püsti, et mis asja õde kirjutab retsepti välja nagu päriselt. Et rääkimata muudest mingitest arengutest, et lihtsalt ajalooliselt ilmselt see vajadus on olnud mingite muu taseme spetsialistide järgi ja meie oleme nagu selles osas väga tublid olnud. Ja me lihtsalt üks viimane asi ka, et ilmselt ka selle tõttu, et meie keel ei ole võib-olla Euroopas liiga lihtsasti õpitav, ei ole ka meie riik olnud see selline suur eesmärk, kuhu nagu tulla, kuhu kõik tahavad välismaalased tulla, et selle tõttu siin, ma ei tea, näiteks Rumeenia on see koht, kuhu palju nagu minnakse, et seal ei ole nagu, meil ei ole ka nagu seda vajadust tekkinud, et selle jaoks, et sa teenust saaksid osutada, pead sa olema õde Euroopa Liidu direktiiviga nii-öelda reguleeritud ja vastama sellele, lisaks sa pead ka keelt oskama. Täpselt, ja ka meile Eestisse, kui keegi soovib end registrisse kanda, siis peale seda seda diplomi valideerimisega peab ka esitama, täna vist on B2 või B1, B2. Et me oleme arutanud seda C1 nagu minneku üle. Lõpetamisel on C1 tegelikult, et me juba sisseastumisel soovime B2 näha. Mitte ei soovi näha, vaid nii ongi, see on meie nendes kriteeriumites. Et see sama niisugune võrdsuse koht ei olnud mitte etteitega, aga just selle sama asjaga, et lagi hakkab kätte tulema, et me inimesed, kes võiksid meile tulla õppima, et varsti olemegi nagu sellel tasemel, et me kogu Eesti inimesed omandavad ka lisaks siis muudele erialadele õekutse endale. Ja mis võib-olla eelnevalt projektist rääkides, seal erinevad riigid püstitavadki omad eesmärgid, sest erinevatel riikidel on erinevad probleemid, samas mingil tasemel on ikkagi sarnasus, et see on selle projekti väärtus, kus me tegelikult saame teistelt riikidelt õppida ja mingeid kogemusi vahetada ja seda know-how'd oma riiki tuua ja lihtsalt näitena, et on jälle riike, kus õeõppe
ei olegi üldse atraktiivne. Noh, et selles mõttes neil ei tule üldse kandidatuur täis ja nemad tulevadki projekti selle fookusega, et kuidas seda õendust kui kutseala üldse hakata väärtustama, et seal arstideks lähevad kõik, aga õde on just kui selline, noh, isegi ei taha seda sekretäri või assistendi rolli öelda, aga selline mitte väärtustatud kutseala. On riike, kus on tasuline õppe ja õed ise maksavad kinni oma õpingut. Et tegelikult, et see on nii väärtustatud töö, et pärast saab tegelikult nii nagu me teame, et maailmas on puudu täna 4 miljonit õde ja see arvaine kasvab ja tegelikult mina ütlen alati oma noortele kolleegidele, et õppige õeks ja teil on alati võimalus võileiba nagu endale kalamarjaga aga teid. Aga Nikita, kui kuulajatel tekib huvi tervishoiukorralduse vastu, kust nad võiksid leida rohkem infot selle kohta? No väga lihtne, kas või meie kodulehel, et töökuulutusi ikka leidub aeg-ajalt. Ja mida siin võib-olla nagu öelda selle kohta, et mulle tundub, et sageli õed arvavad, et mis ma sinna kandideerin, mina olen lihtsalt õde, mida ma sellest tean, kes mind sinna võtab. Aga tegelikult te vaatate kõik need töökuulutused alati seal kirjas on, keda me ootame. Me ootame inimest, kes tunneb sisu teadmisi tervishoiu toimimisest ja kes see muu võib olla kui mitte õde. Okei, arst ka, aga arstidel on niivõrd tugev kliiniline taust, et võib-olla mõistlikum oleks neid rakendada tervishoius, aga õed on küll inimesed, keda me väga ootame ja tõesti, kui inimene on juba mitu aastat erinevates haiglates töötanud või erinevates perearstikeskustest, siis tema ongi see, kes päriselt tunneb seest poolt, kuidas tervishoid toimib. Ja neid inimesi meil ongi vaja selleks, et me ka ei oleks niinimetatud Exceli ametnikud, vaid need, kes päriselt mõistavad, kuidas tervishoid toimib, kuidas seda edasi arendada ja mis seal puudu on, kas mitte. Ja ma hästi toetan Nikitat ja ma võib-olla siia lõppu lisan veel selle, et kui ma peaks andma täna mingit väärtust sellele, et no, mida ma täna ministeeriumis teen, on, et mis on minu siis millest saavad nagu inimesed kasu sellest, et mina täna päriselt ministeeriumis töötan, siis ma lihtsalt olen neid vestlusi alles hiljuti erinevate inimestega pidanud ja ma ütlen, et mina olen see väärtuslik sild tegelikult nii-öelda ministeeriumi töö ja päriselt selle põllu vahel, et mina olen loonud seda väärtust mõlemale poole, ma olen toonud seda know-how'd ministeeriumisse ja olen tõlketööd teinud ka nii-öelda tagasi põllule, et ma pean ennast selliseks väga väärtuslikuks sillaks. Kui palju veel ministeeriumis õdesid töötab või kas üldse praegu? Ikka päris palju. Tervise valdkonnas ma niimoodi pole kokku lugenud, aga ma usun, et kui tervisealas töötab umbes 50 inimest, no pluss miinus sinna kanti, siis kuskil 10 kanti või natuke alla seda või umbes pluss veel sinna otsa ka arstid, teised erialad, mis on tervishoiuga seotud, et praktikud on väga hinnas. Ja lisaks veel rääkimata Tervisekassast ja Terviseametist. Ja täpselt sama lugu. Just nimelt. Et no see on nii hea nagu vaadata praegu seda pilti. Te võite isegi mõelda selle peale, et võib-olla mingi ühing luua, et tervishoiutöötajad Eesti Vabariigi nimel. Aga iseenesest seda nagu, kuidas erineb rakendussäte ja rakendusakt, no seda õpetame töökohal, aga just need praktilised teadmised sisuvaldkonnast, need on väga hinnast, nii et väga julgustan inimesi nähes meie töökuulutusi ikkagi reageerida neile. Aitäh, meil oli täna väga äge saade ja ma tänan Leena ja Nikita, et te leidsite oma tormiliselt tööpäeval õhtul aega tulla meie juurde ja jagada need põnevad seiklused tervishoiukorralduses. Aitäh teile! Aitäh teile! Selline oli tänane saade. Saadet juhtisid Kristi Puusepp, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetooli juhataja ja Aleksei Koidajenko, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor.
Õendust nähtavaks podcasti leiate kõikidest podcasti kohtadest ja ttk.ee kodulehelt. Kohtume teiega järgmises saates.